näha seda, et mis saab edasi. Et võtame praegust ära, pärast teised lahendavad meie probleemid, eks ju. Teadlased lahendavad, teadlased päästavad maailma. Kes on need teadlased, kus nad istuvad, kus nad töötavad? Ka kinni makstud, Vot sellised kurvad mõtted on, kui ma siin nendes Kagu-Eesti metsades sõidan. Aga tegelikult teisest küljest, et natukene nagu rõõmsamalt lõpetada, et mets kasvab siiski ikkagi asemele. Aga peamine oleks see, et see ei raiutaks nii noored seda puitu maha. Mitte metsa maha, vaid puit on siis, kui ta on juba maha raiutud. Et ikkagi lastaks metsal kasvada tõesti nii, et kui sa lähed pärast selle kännu pealt neid aastarõngaid lugema, et sa siis saad männil seal 110, 120, nagu praegust nad raiuvad. Ja mis veel on, tähendab, mis mind veel häirib, on tähendab see, et harvesteriga raiutakse just see puudutab puusikuid. Puusikuid raiutakse väga hõredaks nii. Ja kuna meie kliima siin praegust soojeneb, nii, tormide oht järjest suureneb, iga aasta tuleb neid torme rohkem ja rohkem. Kui mets on hõre, siis tuul murrab selle maha. Kas või sõitke siin Räpinas neid metsateid mööda seal. Jah, ja siis te näete, kuidas on, kui on suur raielank olnud nii, ja siis on seal kuused kasvanud ja nüüd on nagu üks kändudest või sellest juuret, mis on püsti nagu tara. Et see kõik on maha murtud. Et tegelikult ei tohiks neid kuusikuid raiuda, nagu see Eesti metsa kaitseks see noormees ütles, mis ta nimi, mul ei tule meelde. Sepp või? Mati Sepp, jah, ütles, et tegelikult, kui see kuusik on istutatud, siis ärge seda puutuge enam. Et mida rohkem te seda puutute, seda hullemaks see asi läheb. Ja tegelikult see paistab välja täpselt nendest puiduhunnikutest. Kui te liigute seal metsa vahel, siis vaadake, millised need kuusehunnikud on. Need kõik tegelikult juurepessi täis. Kust see tuleb? See tulenebki sellest, et kuuse juured on ära vigastatud. Ja kui on vigastatud, siis läheb. Ja muidugi teine asi on veel need põldudele rajatud kuusikud. Meie külas on ka üks selline. Ma ei tea, mis sellest saab. Paberipuite. Ja tegelikult kuusega on ju nii, et kui te ise ehitate, siis te teate, millised need lauad on. Ega mingisugust muusikariista nagu kuuse lauda, kõlalauda. Seda Eestist niikuinii ei saa. Eestist sa kuskiltki sellist puitu ei saa, et ta oleks oksa vaba. Et kui sa ostad, siis sa saadki ainult oksas kinni. Kuna ma natuke tean seda, ma olen endale ostnud pillipuitu. Siis pillipuitu saab alates kilomeetri kõrguselt mägedest, kus on pealpool pilvepiiri kasvanud, et sul on kogu aeg on väike ja ühtlane kliima. Allpool pilvepiiri kasvanud asjad, võib-olla mõne üksiku tüve leiad, kust mingi jupikese saab, aga üldjuhul need on kõik ikkagi kas Šveitsi mägedes või on Balkanil või sealt saab tulla. Aga veel sükest puistudes rääkida, ma käisin hiljuti siin augusti alguses Võrumaal Vana-Vastseliina lähedal, õigemini on ta Miikse lehise puistu. Ja kui te seal käite, siis te tunnete seda, et te olete metsas. Kus on ta Miikse? Miikse, jah. Meremäe? Meremäe ei ole sealt kaugel. Et seal on nii suured lehised, et teine inimene peab samamoodi käed laiali ja teiselt poolt vastu ja kas nüüd sõrmed lähevad kokku. Ja vot sealt sa tunned, et see on tõeline põlislaan. Muidugi ta ei ole selles mõttes, et ta oleks nii väga vana. Aga see, milline vaikus seal on, milline siuke hämarus, see on lihtsalt võrratu. Ja seal samas kõrval on, ütleme, et see ära raiutud kuusik, seal ei ole ju seda tunnet. Seal ei ole seda tunnet. Puul ei lasta kasvada niimoodi, nagu ta tegelikult looduslikult tahaks. Ja meil jääb järjest vähemaks neid loodusmetsasid. Püüame neid hoida. Kas või, kui te muud ei saa teha, siis hoidke oma metsasid. Et ärge raiuge neid maha, kui vähegi võimalik on. Muud ei olegi. Ja me peame kõik ühiselt selle vastu võitlema, et meie sõna kostaks üle nende teiste sõnade. Selle sõnavahust, mis on ainult raha on selle sõnavahu taga. Aga ma küsin niimoodi, sa oled ka seda asja uurinud, et see puit, mis meil raiutakse, see müüakse ju nii palju Eestist välja. Kui oleks see puit Eestis väärindatav ja see, mis meil omal eestlastel vaja tähendab, kas kütteks või muuks, siis meil ei oleks niisugust jama vaja.
loomulikult meil ei oleks vaja selliseid koguseid maha võtta. Jah, aga siis me peamegi piiri maha panema, tähendab, et see on meie vara, see on meie puit, eks ole, ja kui väärindatakse Eestis, siis palun väga, tähendab, seda kõik tööd, eks ole, kui läheb välja sellises mahus, siis me ei ole nõus sellega. Me peame ju need kohad üles märkima, millega me enam nõus ei ole. Muidu me jäämegi, tähendab, läheme siit laiali ja me ei teagi, oli küll jama, eks ole, tähendab seal, aga mis me siis teeme? Millega me nõus pole? Nõuame, et raiemahud väheneks. Petitsioon tuleb kohe. Nõuame, et raieiga tõstetakse jälle normaalseks. Need on 2 põhilist asja. Ja mina nõuaks seda, et lõpetatakse ära see metsade kuivendamine. Sest nüüd on nad oma raiega metsamaa kuivendamine. Jah. Nüüd on nad jõudnud juba rabamännikutesse. No mis puitu sealt saab? Sealt ei saa mingit puitu. Aga nad keeravad selle rabamänniku teisipidi. Praegust, ma toon ühe sellise näite. Siin samas Orava kandis elab üks selline liblikas, keda rohkem palju ei olegi näitud. Kuskilgi sealt Mehikorma kandist ka veel. Hea küll ta elab seal rabamännikutes, et võib-olla inimesed ei käi seal, ei leia teda lihtsalt üles. Ja praegust on sisuliselt võidujooks, et seal Orava kandis need sellised parajad rabamännikud ära uurida, et kas see liik seal elab enne, kui nad maha võetakse. Ja kui nad maha võetakse, siis ongi üks liblikaliik Eestist sisuliselt läinud. Sest kui ei ole seda, mitte ühes alas ta ei saa elada, sest kõik ju looduses on sugulises paljuneses. Kui ta ei saa kuskiltki värsket verd, siis ta lihtsalt kängub see populatsioon. Need sammud ongi, tähendab, mida on vaja igal inimesel teada, tähendab, kus ta midagi näeb ja teeb, eks ole, kui neid väikseid samme pole, sest suurte asjadega tähendab, siis tuleb tõesti midagi terve Eestimaal 200 inimest korra kokku tuleb, nii nagu meil oli see kunagi 91 või 89. Nii, aga selge. Olen lõpetanud. Selle metsa kohta asi on ikka tõesti väga hull, nagu mina ütlesin. Praegu meie Toftan, kel on 2 Toftan esimene, Toftan 2, Toftan 2, võtab peenikese puu kuskil 12 centimeetrit jämmerdab, võtab südamik välja ja läheb Hiina 90%. Ja see koor ja see pelletiteks, see läheb Euroopasse. Ja meil on see pelleti tootmine nii suur, et see räpina katlama, et ma vaatan ka, et palgid on seal juba sisse. Palk läheb juba purustamisega, see läheb katt lahti. Idioodi värk on öelda võib praegu juba. Ja siis meie Parrus suur, tema juba ostab palki sisse Rootsi. Soomes, et saada uksi aknalt teha, aga tema toodang läheb ka 90% Eestist välja. No nii, asi on nii hullust läinud juba peale. Aga Urmas, teeme või laulu või? Laul ja jutt ja kõne laul. See on see, jah? Aga miks mitte? Just, väga hea. Et kui siis varast võtsa tarvitati, on üks hää laul, mida on ka laulettu Kapelpuu Lämmijärve. Mõlemad kuud teeda ja et niistad mõtsa ja on seal suvi otsa ja siis sõid saaniga välja. Et õkva niimoodi ongi. Toda juttu ma olen varem kuulu, et kui vankriviil oli juba puhtani puust, et siis läks hummagu mõtsa ja tuli nõdagu tagasi vankritsõõr oli oa pääl. Raudas ole vaja, tihti nagu sõõr. Aga et siia on siis saani tegemise laul, mis või ka mõtsa peale mõtlema panda, mida hääd sealt kõik umala saadu on ja märkse tüüga. Võtke jälle pöörde. Kes seal Kerologa mõtsan, kes seal Kerologa mõtsan, Kalevine poisikõne, Kalevine poisikõne, mis ta suve tüda tegi, mis ta suve tüda tegi, suve tegi suurta saani. Suve tegi suurta saani, talve tahots jalas sita, talve tahots jalas sita, edelauda ehitelli, edelauda ehitelli, perelauda pilotelli,
perelauda pilot kõlli, saiesaani valmista, saiesaani valmista. Märne hoova ette pandas, märne hoova ette pandas, märtse päitse pähe pandas, märtse päitse pähe pandas. Tooge ette tugihoobo, tooge ette tugihoobo, ja olei ette saanud, ja olei ette saanud. Kuulvai päeväl kuulatama, kuulvai päeväl kuulatama, päitse pähe päevakirja, päitse pähe päevakirja, suitse suhte Soome kirja, suitse suhte Soome kirja. Sõitled valla Saaremaale, sõitled valla Saaremaale, Saaremaale sõsarille, Saaremaale sõsarille, Viromaale Velitsille, Viromaale Velitsille. Ja Viromaale. Aga ma haaran jutul nagu otsast ja ütle, et ma tullijalgsi tähenda läbi Silminitsa mõtsa. Mul oli bussiga tulek ja on nii palju aiga inne, et ma lätsi kääni saatsid mõtsa ja lätsi Vaadimäele kiltisse. Ja ma näin noid kuulsi seal tiiveeren. Võro keeli on veel oma sõna kümd tolle kohtale, mis on tuu juured pisti niimoodi kuul. Kogu aeg küngät vaid mu oli ja seal korrast rea. Et tuu on mul vana põlmise kii olnud, mõne aasta ikka mitte vanast, et kui Võro bussi ja Mehikura bussi vahel on mitu tunni vahetust, on alati hää sealt jalgsi tulla ja tuu kii oli mõtsa sisen kõik oli. Nüüd ka mõni jagu eks on, nii et üks tahaks küll tõndi seal. Et võid ette kujutada, et tähendane päiv on mul nii sarne mõtsapäiv juba olnud. Ja üteliisi siis tuleti meelde tuud, kus kunagi vastu oli inne, kui Rapin